paistis kollane päike. Tere hommikust ütles onu Arvo õiele. Toimetusi tegema ta siis hakkas kohe. Onu Arvo läks remonti tegema majale. Vahepeal istub ilusal pingil, vaatab päikest. Küsib õielt, kas saaks kohvilonksu väikest. Kui aega siis natuke üle peaks jääma, siis hakkab onu Arvo kohe meile laulma. Pilli vahest mängib kodus lastele rõõmsalt. Hea tuju saab onu Arvo mängides muusikat. Muusika maitse onu Arvol on väga hea. Kantrimuusika pidi onu Arvole meeldima. Suure linna onu Arvo valmis siis ehitas. Vanasti onu Arvo ka pilte hoolega maalis. Oskusi onu Arvol jagub päris kuhjaga. Onu Arvolt on päris palju asju õppida. Kõiki oskusi ei oska kirja panna kohe. Onu Arvo ütles õiele, kas õunakooki teeme. Kui saaks, teeks onu Arvost suure raamatu. Rõõmuga kirjutan onu Arvot uue laulu. Muusikat kuulates mõtleb onu Arvo siis, milline tuleb järgmine temast lauluviis. Tegemiste üle tunneb onu Arvo rõõmu. Selle peale kuulab ära mitu rõõmsat laulu. Laulu teha onu Arvost on keeruline asi. Sõnu peab mõtlema korralikult endamisi. Onu Arvo on meile kõigile õpetajaks. Kui saaks, siis onu Arvolt kokkamist õpiks. Onu Arvo on õnnelik ja tore mees. Tuju on alati onu Arvol rõõmus. Kui onu Arvo TikTokis aega veedab, küsin jälle, kuidas onu Arvost laul meeldib. Head öölaulu onu Arvo meile laseb, enne kui TikTokist lahkub magama läheb. Homme peale tegemisi jälle kohtume siis siinsamas TikTokis onu Arvo jututoas.